Tere päevast! Minu nimi on Allar Veelmaa ja tänases videotunnis me lahendame ühe trigonomeetria ülesande. See ülesanne on kunagi olnud riigieksamil ja vaatame, mida me siis siin tegema peame. Meil on antud üks lõik miinus 5 piini ja kaks funktsiooni fx ja gx ning me peame selle lõigu lahendama siis võrrandi. See võrrand näeb välja siis niiviisi, et näete koosinus ruut miinus siinuse ruut on siinus 2x. Kui me nüüd hästi hoolega siin tähele paneme, siis me näeme, et ju meie võrdluse vasakul pool on valem. Koosinus 2x valem. Tekib võrrand. Koosinus 2x on siinus 2x. Nüüd näete, vaatame korra üle veel siis kahekordse nurga valemid igaks juhuks. Et tõepoolest koosinuse ruut lahutada siinuse ruut on koosinus 2x. Nii et koosinus 2x on sama, mis siis siinus 2x ja me peame need nurgad nüüd üles leidma. Jagame koosinus 2x-iga eeldusel, et koosinus 2x ei võrdu nulliga, sest kui me seda eeldust ei pane, siis me jagada ei tohi. Ja vaadake, me saame nüüd sellise võrrandi, et tangens 2x on 1, millest 2x on arkus tangens 1 pluss n korda pi. Nüüd küsite, et kus see tuleb? See on siis tangens x võrdub m lahendi valemi järgi põhimõtteliselt, nii et arkus tangens tuleb võtta ja n korda pi ehk periood juurde liita. Jagame siin võrdluse mõlemad pooled kahega, näete, saime, et x on pi kaheksandik pluss n pi kahendik, n täisarv. Anname nüüd n-ile järjest väärtusi, täisarvulisi väärtusi. 0, 1, 2. Ja vaadake, 2 juures me juba veendume, et edasi enam pole mõtet teha, sest isegi 2 korral leitud nurk on juba sellest lõigust miinus pi ja pi väljas. Me oleme jõudnud kaugemale. Et järelikult juba see nurk ei saa meil sobida. Nii et võtame nüüd n on miinus 1. Näete, lahend tuleb meil ilusasti sellesse ette antud piirkonda ja n võrdub miinus 2 korral, miinus 7 pi kaheksandikku tuleb ka. Oleks võtnud n on miinus 3, ilmselt oleks olnud jälle lõigust väljas. Nii et näete, kokku saime siis 4 lahendit. Juhul kui n on 0, n on 1, n on miinus 1 ja n on miinus 2. 4 lahendit. Teine punkt. Meil oli vaja siis, või on vaja joonestada nende funktsioonide graafikud ette antud lõigus miinus 5 piini. Nüüd selline lollikindel meetod on selline, et me teeme väärtuste tabeli, kanname need punktid koordinaateljestikku ja skitseerime graafikud. Pange nüüd video korraks siin seisma ja vaadake rahulikult need väärtused üle, et kas need on õiged. Ja loomulikult ma soovitaks teil endal ka need arvutused läbi teha. Et praegu videot vaadates me läheme siit väga kiiresti sellest asjast üle ja te ei jõua ilmselt siis süveneda, kuidas need arvud ikka on saadud. Nii et peaks tegema selle asja siin ise läbi. Nüüd, kui need punktid on leitud ja need punktid on kantud siin koordinaateljestikku, siis me punktide ühendamisel saame ilusad graafikud, näete, meil on siis siinus 2x graafik ja koosinus 2x graafik. Ja lõigus miinus 5 kuni piini. Nüüd kolmas punkt. Seal tahetakse meie käest saada neid lõikepunkte, graafikute lõikepunkte. Ärme unustame, et igal punktil tasandil on ju 2 koordinaati. Nii et näete, tegelikult me saame selle tabeli põhjal väga hästi ära teha. Ja kui me tabeli andmeid oskame hästi kasutada, siis on meil kolmas punkt praktiliselt juba vastatud. Nii et näete, lõikepunkte on 4 tükki ja need y-koordinaadid on meil siis kas ruutjuur 2 kahendikku või miinus ruutjuur 2 kahendikku nendes lõikepunktides.
nii et te võite need arvutused kõik rahulikult ise läbi teha. Ja ongi sellega meie ülesanne ka praktiliselt lahendatud, nii et näete, siin võib veel igaks juhuks siis kõik need punktid läbi arvutada ja üle kontrollida. Nii et näete 4 punkti tõesti. Ja nüüd märgivigu ka enam olla siin ei tohiks, ega siin ei olnud ka neid, aga alati peab olema tähelepanelik. Nii et sellega meie eksami ülesande lahendamine lõppenud ja kohtume juba varsti. Kõike head teile!